Eesti igapäevaehituses on tavapärane, et kui ehitatakse puitkarkass maja ja paigaldatud on tuuletõkkeplaat, siis maja näeb välja kas kollakas või rohekas sinine. Sellist läikivat pinda, nii nagu siin minu selja taga, on näha haruharva. Mis materjaliga täpsemalt tegemist on? Tegemist on polüisotsüanuraadiga, lühendatult PIR. Eestis 3-4-5 aastat on ta kohal olnud. PIR-i tehnilised omadused, soojapidavus, survetugevus võimaldavad siis kasutada pea 2 korda õhemat soojustuse kihti ja ei ole vaja metsa siia karkassi jaoks massiliselt vedada. Ta on aurutihe, ta on õhutihe, õhutihedus tagabki meile energiasäästlikkuse. Omad reeglid on, mille vastu ei tohiks eksida, ehk siis soojustame väljapoolt, peab olema soojustuse kiht piisav, soojustame seestpoolt, ei oma kiht mingit tähtsust, omab tähtsust aurutihedus maksimaalne ja reeglid on, küsige ja kõik on väga lihtne. Kinnitusvaht on sellist halli värvi ja hästi pehme, ma ei ole sellega enam kokku puutunud. Olude sunnil oleme ainanud välja töötada siis ülielasse polüuretaanvahu, nime panime väljakutsuva pudeliporoloon. Räägi selle pudeliporolooni nüüd omadust, et miks ta selline just peab olema? Kuna puit siiski mängib mingil määral, toimub liikumine, tavaliselt polüuretaanvahud siis või seni tuntud vahud aja jooksul muutuvad jäigaks ja on võimalik pragude tekkimine, siis meie pudeliporoloon mängib selle ilusti kaasa. Siin on suht julge lahendusega tegemist, ehk siis välissoojustus seintes ja sisemine soojustus laes on omavahel läbi konstruktsiooni kokku viidud PIR-iga. See tähendab seda, et katuse konstruktsioon osaliselt või täielikult toetub soojustuskihi peale. Jah, see PIR-i survetugevus on selleks piisav. Konsultatsiooniks olete iga kell valmis? Jah, et kodulehelt saab minuga ühendust võtta, minu meiliaadress on seal avalikult väljas, küsimustele tulevad vastused. Ning minu pooltki teema lõpetuseks, kui teil on ehitamine või rekonstrueerimine plaanis, siis arutlega ka selle materjali üle, konsulteerige nii nagu lubatud ja siin on, mille üle mõelda.